jälle kõigile! Täna näitan teile Aspire poolt uut aurustit ja millega võib tõsimeeli öelda, et vaikselt hakkame jõudma täiusliku aurustini. Aurusti nimi on siis Aspire Tigon või kui hääldada inglisepäraselt siis Aspire Tigon. Temal on nüüd selline süsteem olemas, mida ma teistel veel ei ole näinud. Kui vahetada küttekeha, siis ei lähe mitte tilkagi e-vedelikku enam kaduma. Tal on selline uus süsteem, kus võtate küttekeha välja, siis sellega sulguvad ka need avad ja e-vedelik jääb täiesti aurusti sisse. Samuti on tal ka väga lihtne täitmise süsteem. Selline, kus siis lihtsalt see ülemine pool käib üles alla, kui ta on all kinni, siis ta ei liigu, kui tõmmata natuke ülesse, siis märgi juurest lükkate, siin on ava ees on ka silikoon selline tõkis, seal on väike ava, kus saate tila sisse panna, aga kui te teistpidi keerate, siis midagi välja ei tule. Aspire Tigonil on siis 2 küttekeha, üks on 1,2 ohmine, mis töötab 10–12 vatti ja see sobib siis suuskopsu veipimiseks ja mõeldud pigem kangema e-vedeliku jaoks või siis nikotiini soola jaoks. Ja teine on 0,4, see töötab 23–28 vatini ja see on siis selline otsekopsu, aga ikkagi suhteliselt madalal võimsusel, kui võrrelda seal teistega, mis töötavad 50–60 vatti, mõned isegi 100 ja 200 vatti. Kuidas täpsemalt kõik erinevad asjad käivad, kuidas täitmine, küttekeha vahetamine, klaasi vahetamine, seda ma näitan teile kohe. Ja vaatame siis ligemalt Aspire Tigon aurustit. Tal on igasugust nali siin kaasas. Esiteks siis siin selline huvitav võtmemoodi asi. Kohe varsti näitan. Siis on muidugi kasutusjuhend, garantiikaart, hunnik varutihendeid ja siin on siis aurusti, varuklaas, veel üks huulik ja teine küttekeha. Esimene on siis juba sees. Esiteks siis näitaks teile küttekeha vahetust. See on väga lihtne. Keerate ära põhja. Ja siin keskel on siis küttekeha. Selle tõmbate välja. Ja tänu sellele, et ma nüüd välja tõmbasin, siis siin sees sulgusid avad ja vedelik on täiesti kindlalt siin sees ja mitte kuskilt ta välja ei leki. Ehk siis mitte tilkagi ei lähe kaduma. Võtate jälle uue küttekeha, surute ta siit sisse, võtate põhja ja keerate otsa tagasi. Väga lihtne. Ja Tigoniga saab ka vahetada klaasi. Sarnase ehitusega oli meil Innokin Zenit. See on ka väga hea aurusti, kuid tal oli üks miinus, et ei saanud vahetada klaasi. Näitan teile ka, kuidas siin see klaasivahetus käib, sest Aspire on siia välja mõelnud midagi teistsugust. Võtate ära põhja, võtate ära küttekeha, siis siin nüüd tulebki mängu see sama võti. Võtame võtme välja ja kui te vaatate siit sisse, siis seal on 2 sellist täket. Panete selle võtme siit sisse ja keerate keskmise pisikese detaili välja. Nii, siin ta on. Nüüd keerate ära ülemise osa. Ja nüüd tulebki ära klaas. Alguses niimoodi klaasi ära võtta oli natukene keeruline. Mina leidsin, et kui te panete põhja külge tagasi, siis siin allpool on natukene rohkem pinda, kus kinni hoida ning siis tuleb klaas väga kergesti ära. Panete uue klaasi tagasi, keerate ülemise osa tagasi. Nüüd tuleks siis põhi jälle uuesti ära võtta, kui te samuti tegite seda. Panete selle pisikese detaili siia sisse tagasi. Vaadake ka, et läks õigesti, tundub, et läks. Nüüd paneme võtme
ja keerame võtmega ilusti kinni. Küttekeha ka muidugi. Ja paneme ka põhja tagasi kinni. Ja ongi klaas vahetatud. Samuti on tal siis ka üks siin teistsugune huvitava välimusega huulik. Selline piklik. Aspire nüüd siis soovitab seda piklikku kasutada 1,2 küttekehaga ehk siis suust kopsu küttekehaga ning seda väiksemat ja laiemat seda kasutada otse kopsu ehk siis 0,4-ga. Mina aga kasutasin mõlemaga ja annavad küll veidi teistsugust kogemust. Ehk siis mina soovitan proovige mõlemat ja kasutage seda, mis teile rohkem meeldib. Samuti siis alumine õhuvool. Siin on 2 asendit, üks on selline piklik auk. See siis samuti on mõeldud 0,4 küttekeha jaoks ning kui keeratada teisele poole, siis tulevad sellised pisikesed augud. Need on siis mõeldud 1,2 oomise jaoks. Kuid siin jällegi keegi keela teil seda suurt avaga näiteks 1,2-ga kasutada. Kuid kui kasutate 0,4, siis kindlasti pange see suurem ava, siis on õhuvool parem ja küttekeha ei lähe kärssama. Ka täitmise süsteem on Aspire Tigonil väga lihtne. Tal on üleval rõngas ja siin on väikene selline märk. Ehk siis te peate tõmbama seda ülemist osa natuke üles ja siis siit selle märgi juurest lükkama. No. Nii. Täidate vedelikuga ära. SkySmoke Classic Mango. Väga hea. Täidetud. Kork peale. Lükkame tagasi ja lükkame ka alla. Ongi kõik. Ja selline täitmine ka välistab lurisemise. Kui isegi peaks natukene lurisema, siis see kaob põhimõtteliselt ühe mahviga kohe ära. Ja veibimise kogemus on mõnus. Kokkuvõtteks siis Aspire Tigon või Tigon minu arust hetkel turul parim. Tal on ülihea maitse, vedelikuga täitmine on väga mugav. Nüüd siis ka küttekeha vahetamisel ei lähe vedelikku kaduma ja erinevalt siis Innokin Zenitist saab tal ka klaasi vahetada. Lisaks siis Aurustile endale on saadaval seesama ka komplektidena, kus on juba aku ka juures, kuid me siiski soovitame osta see Aurusti eraldi ja sinna mingisugune reguleeritav aku, sest selle komplektiga seda saab kasutada, kuid tal on bypass režiim, mis tähendab siis pinge kõigub ja saate siis auru kogust vastavalt sellele, kui täis on aku, samuti ka ei saa reguleerida, ehk siis ei saa nagu veel rohkem peenhäälestada ning ka see aku näidik ei ole kõige parem, ainult 3 värvi, kuid mõne reguleeritava akuga on kõik palju parem, saate vatte muuta ja on ka stabiliseeritud pingega, ehk siis alati saate ühesuguse mahvi. Nii palju siis Aspire Tigonist, järgmine nädal juba näete sellist asja, see on siis OBS Cube aku, väga cool, väga lahe, mulle meeldib, jääge ootama ja siis näeme.